ma julgustan ka kõiki, kes on siin lähedal ja tunnevad, et see teema võiks pakkuda neile huvi, astuma ligidale ja kasutada veel võimalust saada päikest või siis istuda varjus. Mina olen Katrin Koppel ja asun seda arutelu modereerima. Enne enda edasi tutvustamist räägiks ma teile hoopis sellest, kes minuga siin koos istuvad ja ma alustaks enda paremalt käelt. Minust kõige parempoolsemal toolil istub Ivari Ilja, kes on rahvusvaheliselt tunnustatud pianist, aga olnud ka 15 aastat, kui ma õigesti kokku lugesin, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia klaveriosakonna juhataja ning aastast 2017 kogu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor. Minust paremal istub Margit Sutrop, kes on professor. Vähemalt Wikipedia sõnul on üks tema fookustest ka täpselt haridusfilosoofia. Igaks juhuks ütlesin allika juhuks, kui tuleb välja, et Wikipedia eksib. Aga kohe kindlasti on Margit Sutrop Riigikogu liige ja kõige muu hulgas kuulub ta ka kõrghariduse toetusrühma. On seal juhtida olev? Jah, vabandust. Minust vasakul käel istub Marju Lauristin. Ma otsisin välja, et mida on öeldud nii-öelda siis Marju Lauristini tutvustuseks, millest esimene oli Grand Lady, Grand Old Lady mulle üldiselt ei meeldi, aga Grand Lady, Eesti poliitika Grand Lady. 2015 ütles ka Eesti Päevaleht, et tegu on Eesti mõjukaima poliitikuga. Ent Marju Lauristin on ka olnud Riigikogu liige, minister, ka Euroopa Parlamendi liige, aga lisaks kõigele muule on ka loomulikult akadeemik ja emeriitprofessor. Ja minust kõige vasakul istub Markus Ehasoo, kes on Eesti Üliõpilaskondade Liidu juht, aga on olnud hariduse sõber, nagu ta ise ütleb, juba pikemalt. On juhtinud ka varem selliseid haridusaktivistide kogukondi, MTÜ-sid ja sellest sügisest asub enda praktilist kogemust täiendama ka Tallinna Ülikooli magistriõppes haridusjuhtimise erialal. Ja mina, nagu ma ütlesin, olen Katrin Koppel. Ma olen samuti selline elupõline aktivist. Olen olnud Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatuses, olen ka olnud Euroopa Üliõpilasliidu juhatuses ja praegu olen läinud pensionile doktorandiks ja õppejõuks. Tallinna Ülikoolis õpetan poliitikat. Nagu ma kipun olema kiuslik õppejõud, ma ei lase kunagi oma tudengitel ja teil ka nüüd publikuna olla vait. Mis tähendab, et ma olen valmistanud ette sellise jäämurdja, ütleme niimoodi, käetõstmise näol, milles ma palun ka osaleda enda panelistidel. Ma ütlen teile nii-öelda 2 siis äärmuslikku omadussõna ja küsin teilt, kumb kehtib rohkem Eesti kõrghariduse kohta. Esimene võrdlus on siis, kas Eesti kõrgharidus on hästi rahastatud või alarahastatud? Kes arvab, et Eesti kõrgharidus on hästi rahastatud? Tõstke käsi. See võib lokkuda. Kes arvab, et Eesti kõrgharidus on alarahastatud? Tõstke käsi. Selge. Ma arvan, et see on päris hea siuke alustus. Teiseks, kes arvab, et siis Eesti kõrgharidus on võrdne või siis ebavõrdne? See jääb enda sisustada just meelega niimoodi, et kas kõrgharidus on võrdne või mitte võrdne. Ükskõik millises tähenduses on siis teie endi jaoks kõige tähtsam. Kas Eesti kõrgharidus on võrdne? Kes arvab nii või tõsta käe nüüd? Hea küll. Kes arvab, et Eesti kõrgharidus on ebavõrdne? Hea küll. Võtan siis natukene täpsema omadussõna. Kes arvab, et Eesti kõrgharidus on tulemuslik versus mitte tulemuslik? Kes arvab, et Eesti kõrgharidus on tulemuslik? Ja kes arvab, et see on mitte tulemuslik? Ma ei tea, kas ma tohin moderaatorina ise kätt tõsta või mitte. Selge. Ja võtame viimase. Kes arvab, et Eesti kõrgharidus on mõjukas versus mõjutu? Kes arvab, et Eesti kõrgharidus on mõjukas? Ja kes arvab, et Eestis kõrgharidus on mõjutu?
Tähelepanu kontroll on sellega lõppenud, mis tähendab, et ma saan liikuda täpsemate küsimuste juurde panelistidele, millest esimene on, ma loodaks üsna, ma ei tea, provokatiivne ja mõtlema panev. Me oleme nüüd jõudnud kindlasti poliitilises debatis olukorda, kus kõik mõistavad, et kõrghariduse rahastamine Eestis on probleem. Selle üle, mis ajast see on probleem, kui kaua see on probleem, võime vaielda. Aga me oleme kindlasti jõudnud tõdemuseni, et tegu on probleemse teemaga. Miks siis pole seda probleemi seni ära lahendatud, on minu esimene küsimus teile. Ja rääkima võib hakata see, kes tunneb, et soovib esimesena rääkida. Kuna on vaikus, siis ma ütleks mõned sõnad. Võib-olla sissejuhatuseks ütleks seda, et vähemalt oma rektoriks oleku ajal ma olen osalenud mitmes kampaanias, et seda teemat otsustajateni viia ja et selle olukorra valulikkusest teada anda. Rektorite nõukogu on seda teinud aastaid, kahjuks tõesti on see tegevus jäänud suurema tähelepanuta ja see mahajäämus on kasvanud kõigi nende aastate jooksul ja ma arvan, et praeguseks on see jõudnud olukorda, kus lihtsalt enam samamoodi edasi minna pole võimalik ja võib-olla veel üheks niisuguseks põhjuseks, miks ei ole seda ära lahendatud, on ehk olnud see, et ülikoolide jaoks on erakordselt oluline nende maine ja pigem üritatakse rääkida edust, saavutustest ja veel kolmanda aspektina võitlus selle teadusrahastamise pärast 1% võis ka jätta mulli, et see lahendab ära kõrghariduse tegevustoetusega seotud probleemid, mis õnneks nüüd on ka lahatud päris üksikasjalikult ja nende kahe rahastuse erispetsiifika on saanud päris selgeks, et võib-olla see oleks see kolm niisugust põhjust, miks see seni ei ole tõesti tegelikku lahendust leidnud. Siis ma võib-olla lisaksin seda, et me oleme praegu jõudnud kõrghariduses nagu teistel aladel ka põlvkondade vahetus. Ja hakkavad juba täielikult üle võtma kogu õpetust. Need noored, kes on kasvanud Eesti Vabariigis, hariduse omandanud nii siin kui välismaal, käinud ringi, kujutavad ette, mismoodi on teistes ülikoolides elu ja nende jaoks enam ei ole vastuvõetav see, mille peal seni rajanes ju seesama kõrghariduse rahastamine. Et küll nad oma teed teevad missioonist. Ega siis nad ei hakka sellepärast halvemini õpetamata või üliõpilasi ukse taha jätma, et nendel palgad on 5 korda madalamad kui nende kolleegidel välismaal ja tõesti on 5 korda madalamad ühel või teisel pool. Ja see on ju kõik ikkagi meie oma rahva jaoks ja meie rahva tuleviku nimel ja küll nad pingutavad. Me peame raha andma sinna, mis muidu seisma jääb. Nemad teevad ikka edasi, isegi kui ne raha ei ole. Ma võib-olla võtaks siis sealt edasi, et ma arvan, et on võib-olla päris oluline ja tõesti, et kui me hakkame võtma, et millisest ajast alates me sellest probleemist räägime. Et kui ma mõtlesin seda nii-öelda kõrghariduse alarahastamise probleem, et siis mul tuli meelde, ma olin 90ndatel aastatel õppisin ja töötasin Konstantsi ülikoolis Saksamaal. Ja kuuldes seda, kuidas minu kolleegid siin kõigepealt 90ndatel siis iseseisvunud riigis hakkasid hariduselu korraldama, tuleb mul meelde, kuidas Jüri Allik, professor Jüri Allik, siis psühholoog, saatis oma välismaa kolleegidele kirja ja ütles, et kuulge, et palun tehke midagi, et meie riik ja ka ülikooli juhtkond saaks aru, et sellise palgaga ei saa professorid lihtsalt õpetada. Ja see oli enam-vähem nii-öelda paari nagu ütleme, see oli ikka äärmiselt madal see palk, mis tollel ajal oli. Aga tõepoolest on õige see, et see patriotism oli suurem ja võrdlus võib-olla välisriikidega tol hetkel oli ikkagi veelgi drastilisemalt suurem. Aga kindlasti oli üleüldse nii-öelda riigi ülesehitamine ja nii-öelda nagu iseseisvuse taastamise järel kogu iseseisvuse loomine, haridussüsteemi loomine, teistsugune ülesanne kui see, mis on praegu hoida meie kõrgharidust ja teadust rahvusvaheliselt võrreldaval tasemel.
et vaadates seda, et kus täna siis nagu see teravik jookseb, on võib-olla ikkagi üks selline väga oluline poliitiline samm, mis tehti 2013. aastal, kui erakond Isamaa eestvõttel siis tegelikult otsustati kõrgharidus teha tasuta kõrghariduseks. Ja see päris oluliselt määras, ütleme ühelt poolt kindlasti tekitas võimaluse nagu ütleme võrdsemalt pakkuda kõrgharidust, sest enne seda osad maksid ise oma kõrghariduse eest ja teised said seda tasuta. Ja ei ole päris nagu sellist korralikku analüüsi tehtud, mis oli selle hariduse niisugune ka võib-olla kvaliteedi vahe. Me teame, et Riigikontroll on öelnud, et need probleemid, mida prooviti lahendada sellega, ei ole tegelikult lahendust saanud, nagu näiteks võrdsem ligipääs kõrgharidusele või üliõpilaste töötamise vähendamine, et see kõik on tegelikult endiselt nii-öelda probleemid, et selles mõttes see reform nagu ei olnud õnnestunud, aga samas võib ka öelda niimoodi, et põlvkonnad hakkasid sellest hetkest ka palju vähenema, et täna saab rohkem inimesi tasuta kõrgharidust, kui sai tol korral. Et selles mõttes põlvkonnad üldse oleksid vähenema hakanud ja selline nagu ütleme, võib-olla positiivne mõju sellel reformil siiski oli, et täna rohkemad tudengid saavad tasuta õppida. Nüüd probleem ikkagi ülikoolide seisukohalt on tõesti see, et seda on raske öelda ja ma arvan, et ongi nagu ülikoolidel on raske tunnistada, et kvaliteet langeb, sest sellega sa tõmbad nagu endale halba tähelepanu. Ja meil on ikkagi täna ka selles mõttes teine olukord, et üliõpilased saavad hääletada jalgadega. Kui nemad kuulevad, et siin antakse halba haridust, siis nad lähevad ju välismaale õppima, kus nad ka peavad oma elamiskuludest ise maksma ja vahetevahel see võib-olla polegi nii palju erinev. Et selles mõttes ülikoolid seda teha ei taha, kuigi nad nüüd möönavad ja minu meelest oleks nagu hästi oluline öelda seda, et mis siis tegelikult ülikoolides halvem on, et ega seal ei tööta halvemad õppejõud, on tõesti oht on see, et paljud inimesed ei taha kõrghariduses enam töötada, nad otsivad endale muid väljakutseid, lähevad muudesse sektoritesse tööle, kus nad saavad paremat palka, aga teiseks tudengi seisukohalt, kuna siin on palju just noori, siis ma ütleksin, et tudengi seisukohalt on neil lihtsalt vähem nii-öelda toetavaid süsteeme. Neil on halvem raamatukogu, neil on halvemad laborid, neil on vähem pühendunud õppejõud, sest õppejõud peavad mitme kohaga võib-olla töötama. Neil on vähem praktikavõimalusi, neil on vähem praktikuid, kellele makstakse nii-öelda siis selle eest, et nad ülikoolides saavad õpetada. Vähem individuaalset juhendamist, sest et tudengi õppejõu suhe võib olla halvem. Nii et täna selles mõttes seda saaksime me kõik rohkem pakkuda, kui see rahastus tõuseks. Et ma arvan, et see on hästi nagu oluline võib-olla rääkida pigem sellest, mida me saaksime teha paremini, kui see rahastus nagu pareneks, mitte rääkida nii palju sellest, kui halb see tänane kõrgharidus on, sest et pingutatakse ikkagi endiselt, aga just nimelt see nagu ütleme, hariduse rikkus või kvaliteet sõltub ikkagi väga palju ka rahalistest võimalustest. Kõnelejad inspireerisid, ma ütlen hästi lühikese kommentaari. Et siis sellest patriotismist, tegelikult see mängib ka praegu oma rolli. Eriti selles osas, mis puudutab õppejõudude võrdlust välismaa õppejõududega, aga mis on nagu selle praeguse olukorra muutnud sedavõrd, ma ei kardaks sõna katastroofiliseks, on see areng, mis on toimunud Eestis, väljaspool ülikoole, kuhu on Eesti majandus arenenud, milliseks on kujunenud Eesti palgad. Ja veel ütlen kommentaariks seda, et tegelikult selle tasuta õppereformi järgselt oli kõrghariduses raha ikkagi 1,5% SKT-st, mis pärast seda on iga aasta kukkunud ja nüüd ta on tegelikult lähenemas juba 1%-le. Et see tegelikult nüüd, mida koalitsioon on otsustanud, on siin tee, mille kaudu seda probleemi saaks lahendada. Aga me ei saa ikkagi sellest patriotismist enam rääkida või sellele loota, kui me peame professorile maksma elektriku palka näiteks. Kui võib-olla veel täpsustada see, et mis see summa siis nagu on, kus on sihiks teatud, et tõepoolest uues koalitsioonis siis Reformierakonna, Isamaa ja sotsiaaldemokraatide koalitsioonilepingus on praegu nüüd kirjas see, et me nagu võtsime sihikuks vähemalt 1%-ni SKP-st ikkagi kõrghariduse jõuda, aga samas rektorite nõukogu nagu soovitus on 1,5%, et sellest me oleme ikkagi tegelikult nagu veel päris kaugel ja küsimus tõesti võib olla, et kas selle puuduva osa peaksid maksma tudengid ise, peaks tulema juurde
juurde erasektor, kes tugevamalt toetaks näiteks mingisugusel kujul või peaks riik veel leidma vahendeid ja noh, kui niimoodi moderaator küsis, et miks seda ei ole siis tehtud, no siis ma arvan ikkagi esimene vastus on, et ega riigil ei ole nagu noh, ütleme riigil ei ole piisavalt raha, et kõiki neid väga erinevaid vajadusi võrdselt katta, et alati on see prioriteetide küsimus ja siis muidugi järgmine küsimus on, miks see pole prioriteet, et see on muidugi oluline rõhuasetus. Ja selleni, kas on raha ja kust tuleb raha, jõuab meil ka, aga Markus? Mulle tundub, et võib-olla üks põhjus veel, millest me siin veel ei ole mainitud, on ikkagi see nii-öelda ühiskondlik tagasiside ka või kõrghariduse valdkonna selline alalhoiu instinkt, et me omaette pohiseme ja nuhiseme ja ütleme, et raha on vähe, aga viimaste aastate jooksul me oleme suutnud kuidagi ka selle kõlavaks teha inimestele. Et täna siin ka, kui Katrina küsis, eks ole, et kas kõrgharidus on mõjukas või mõjutu, siis polnud ühtegi inimest, kes oleks vastanud mõjutu. Kuigi on ju veel mõni aasta tagasi endiselt olemas artikleid, kus põhimõtteliselt öeldakse, et tegelege vaikselt seal oma eliidi probleemidega ise ja ärge nagu riigilt väga palju tuge oodake. Et võib-olla mingisugune selline muutus ka sellises ühiskondlikus suhtumises, sest et me teame ju väga hästi, et selleks, et mingisugusele valdkonnale raha juurde saada, selle jaoks see peab poliitikut ja lõppkokkuvõttes tema valijad, kes seda poliitikut valib, kõnetama. Et seni, kuni poliitik ei näe oma valijatelt seda märku, et see on see teema, kuhu tuleb investeerida, et seni see ei muuta ka võib-olla liiga oluliseks. Ja täna, kui ma mõtlen kas või sellise aastase protsessi peale, et kui palju tegelikult on olnud kõrgharidusteemana fookuses väga erinevatest vaatenurkadest. Ja ka see, et uus koalitsioon on eesmärgiks ikkagi seadnud endale vähemalt osaliselt selle rahastuse küsimusega tegeleda. Et see näitab seda, et me enam ühiskonnas kõrghariduse teemat ei aruta sellise niti-kriti kaupa. Nagu näiteks siin aeg-ajalt mingi aeg tagasi oli konsolideerimine väga pop teema, eks ole, kõrgharidus. Vaid nüüd me tegelikult saamegi aru, et siit enam edasi pole võimalik minna. Tuleb teha mingisugused konkreetsed otsused. Sest vastasel juhul, nagu siit juba välja on käidud, me tegelikult enam ei räägi mitte ainult sellest, et kui palju meil on võimalik kõrgharidust pakkuda, aga kui kvaliteetselt on seda võimalik pakkuda. Nüüd, kui ma olen saanud oma esimese küsimuse ära küsida, siis ma ütleksin ka seda, et tegu on siiski ju arvamusfestivaliga ja väga oodatud on ka publiku küsimused. Kui te tunnete, et teil on väga tabav küsimus, mida võiksin esitada, siis andke käega märku. Meil on publiku mikker täiesti olemas ja esimene juba vist tahakski. Mikrofon tuleb sealt poolt. Esimene küsimus, kui see probleem on juba nii palju aega eksisteerib, miks akadeemiline õppejõud ei streiki? Kohe ma võin sellele vastata, miks akadeemiline õppejõud streigib, sest akadeemiline õppejõud ei arva, et haridus on riigi oma. Akadeemiline õppejõud tunneb, et haridus on midagi, mis on rahva ja kultuuri ja ühiskonna jaoks nii oluline. Et kui ta hakkab streikima, siis see ei tee olukorda paremaks, vaid halvemaks. Sellepärast, et siis jäävad ju õppijad üldse õpetamata. Siis katkevad projektid, siis toimub tegelikult, ütleme nii, hariduse proletariseerumine. Me võtamegi omaks, et meil ongi tegemist ülikooli nagu vabrikuga. Ma räägin sellest psühholoogiast. Ja selle psühholoogia teine pool on ka see, et meil puuduvad tugevad akadeemilised ametiühingud. Näiteks mul oli suur kogemus, ma olin Ameerikas, sattusin Stanfordi. See oli California ülikoolis kolleegidega oli kokkusaamine ja mul öeldi, et vaata praegu tulla, neil on koosolek. Ma küsisin, mis koosolek neil on ametiühingu koosolek. Nad arutavad selle aasta siis California State'i ülikoolides õppejõudude siis seda kollektiivlepingut. Mina vaatasin ausalt ütles täielikus mõistmatuses, sellepärast et Eestis see oli üks 10 aastat tagasi. See oli täiesti mingisugune nagu ettekujutamatu olukord, et
ülikoolis õppejõud ja arutavad kollektiivlepingut, on ametiühing ja see on nii tähtis koosolek, et sellepärast ei tulda üldse kohtuma näiteks väliskülalistega. Ja siis ma sain veel teada, et ka rektor on seal kohal ja et see üldse on üks tähtis sündmus, aasta sündmus, see oli mulle täitsa arusaamatu, sest meil midagi sellist pole kunagi olnud. Ja vaat siin ongi see, et need asjad on kõik omavahel seotud. Kui ülikooli on vaadatud ja ta on missioon, kui ülikool on rahvuse arengu kese, kui ülikool on meie traditsiooni jaoks, number 1, me räägime, et ülikoolist on saanud alguse Eesti riik, eks ole, siis see on püha asi. See ei ole nagu töökoht, kus on tööandja, töövõtja, vaid see on midagi muud meie enda jaoks. Aga nüüd me oleme sattunud uude olukorda, kus kõik teised elavad teiste reeglite järgi. Ja me peame hakkama ka mõtlema, et nende reeglite järgi vist tõesti peaks hakkama streikima ja juba streigitakse. Ja siia pole ka tuli sõna korraks. Ja et ma võib-olla ütleksin seda, et selles mõttes ülikoolide puhul on kindlasti üks hästi oluline asi see, et streikima me ei peaks mitte nii palju siis riigi vastu, kuivõrd nagu kuidagi pigem saavutama selle, et ühiskond mõistaks, kui oluline on see valdkond. Et see on nagu see suurem töö on tegelikult teha selleks, et tõepoolest valijad seda nõuaksid. Mitte, sest kui valijad seda nõuavad, siis teevad poliitikud seda ja need probleemid saavad nii-öelda riigi poolt nagu lahendatud. Nüüd meil on ka ju olemas ametiühingud, kes on aidanud päris palju alguses teadusleppe jaoks ja ka siis seda haridusleppe teemat nagu tõsta, aga see lahendus, mida on pakutud, et meil on fikseeritud palgad õppejõududele, ei ole tegelikult see, mis ülikoolidele sobib. Et ma olin Riigikogu kultuurikomisjonis, kui ametiühingute poolt see ettepanek tuli, aga see tegelikult on probleemne sellepärast, et meil on avalik-õiguslikud ülikoolid, see tähendab ülikoolidele endal on väga suur vabadus määrata need palgatasemed ja ma ütleks nii, et pikka aega on siiski ülikoolide edu olnud see, et meil on võimalus ülikooli sees erinevaid selliseid nagu potte kombineerida. Ma olen olnud pikka aega ise instituudi juhataja või dekaan, kes ei saa öösel hästi magada sellepärast, et sa ei tea, kus kohas sul kassasse sinna raha tuleb, vaid kuidas sa saad teha. Aga samas on nagu võimalus määrata need palgad siis nii-öelda kehtestatud on ainult miinimumpalgad ja mängida on võimalik tulemustasudega ja erinevate nii-öelda motivaatoritega, kuidas inimesed siis projektide kaudu raha juurde toovad või täiendõpet teevad ja see tegelikult on pikka aega see ülikoolide arengule, ma arvan, mõjus väga hästi ja ülikoolid ei tahaks seda vabadust käest anda, et ma arvan, et kindlasti rektorid saaksid seda ise täiendada, et kuidas see olukord praegu on, aga ma arvan, et kui me fikseerime palgad, siis see tähendab ka, et osade jaoks see tähendab kaotust. Et kindlasti ülikoolide võimalused erinevad ja suuremad ülikoolid, Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool kindlasti mängivad rohkem sellega, sest neil ongi rohkem teadusrahasid veel juures lisaks õpperahale, kus väiksemad ülikoolid elavad suures osas õpperahadest. Et ka see on väga suur erinevus, aga näiteks see on üks selliseid asju, kus mida sa streigid, kui sulle vastatakse, et aga ise te määrate need palgad, eks ole. Aga palgad saad sa maksta ainult olemasoleva raha piires, et selles mõttes on see jällegi selline mitme otsaga asi ja seda probleemi on nagu raske sellisel kujul ära lahendada. Aga võti on ikkagi selles, et mõistetakse, et kõrghariduse nii-öelda rahastamine võrdlusmaadega võrdluses ei saa niimoodi langeda protsentuaalselt, et ülikoolid ei majanda ebasäästlikult ega tee midagi halvasti, et kvaliteetne haridus maksab ja seda tuleb pigem siis minu arvates selgitada muidugi poliitikutele, aga eelkõige tähendab see kuidagi rahva arusaamist, et hästi rahastatud kõrgharidus on kõigile ja kogu riigi nii-öelda arenguks väga vajalik. Tundub, et see küsimus on tõustud diskussiooni, et me läheks ka sinna. Ma ütleks ka kommentaaris kõigepealt selle streikimise kohta, kuna ma olen ka olnud õppejõud väga pikka aega, siis siin on väga suur vahe, nagu ka Marju Lauristin viitas, et kui rongijuht ja konduktorid streigivad, siis vihased reisijad lähevad kuskil teevad demonstratsiooni või ajalehed kirjutavad suurest nördimusest, mis rahvulgas valitseb. Aga tudengid on professori ja õppejõu jaoks üldse midagi rohkemat, et need ei ole need inimesed, kelle peale professor või üldse õppejõud suunaks siis oma streigitegevust või tahaks, et kuidagi õpptudeng sellest kõigest kannataks. Ja lisaks veel Margit Sutropile nii palju, et rektorite nõukogu on seda meelt, et palkade kehtestamine ei ole hea mõte, et Eesti tegelikult üheks tugevuseks
ega Eesti kõrghariduses ei ole siis kõik ainult halb. On olnud just see autonoomia ja selles mõttes võib uskuda ülikoolidesse, et nad nende vahendite olemasolul suudavad mõistlikke otsuseid langetada ja teatud juhtudel, kuna ülikoolid on nii erinevad, võivad sellised normeeritud palgad mõne ülikooli isegi pankrotti viia, näiteks kus on palju väikseid aineid või erialasid, mida lausa õpetab üks professor ühele tudengile, et siin jah, niisugune mustvalge ja lihtne lähenemine kindlasti ei ole pikas perspektiivis mõistlik. Ma küsiks Markuselt niipidi, aga miks tudengid ei streigi? Nojah, eks seal natuke tekib siis ka küsimus, et kelle vastu me streigime või et kes on see subjekt, et kui me ütleme, et tudeng homme kooli ei lähe, et siis ma ei ole nagu kindel, et kui mõjukas see on, et küll ma ütleks, et mis on ka võib-olla viimaste aastatega muutunud, on see, et kõrgharidusvaldkond võib-olla nende erinevate osapooltega teeb rohkem siis nii-öelda koostööd riigi suunas, et neid selgeid sõnumeid siis kuidagi veel rohkem ja paremini otsustajateni viia. Ei ole ka ju välistatud, et ühel momendil ka needsamad õppejõud koos tudengitega nii-öelda, et tudengid toetavad siis seda, et õppejõud selle nii-öelda palgakindluse nimel streigivad. Aga see eeldaks jah siis seda, et meie ametiühingute kõik kultuur Eestis üleüldse nagu tugevneks, sest et meil ei ole ju tegelikult sellist kultuuri. Et kui me läheme näiteks Itaaliasse, siis sealt streigitakse peaaegu iga nädal, aga see tähendab ka korralikke eelarveid nendel ametiühingutel, et ka nende streikide ja muu sellise ajal nagu see palgakindlus jääks kestma. Et mulle tundub, et siin mängib ka nagu väga palju meie riigi kultuur rolli. Aga jah, et tudengid, ma ei tea, kas meil on streikida vaja minna seni, kuni me suudame normaalsete arutelude, dialoogide abil probleemile tähelepanu juhtida ja teine pool saab ka probleemi olemusest aru, siis otseselt ju ei ole vajadust. Ma ütleks seda, et meil tegelikult streik toimub. Rektorid ei kirjutanud alla leppele riigiga, see on ju streik. Mingis mõttes küll. Ülikoolid panevad erialasid kinni, õppekavasid kinni, see on ju streik. See on see streik, mis meil tegelikult toimub. Või ka see, et üliõpilased hääletavad jalgadega ja lähevad mujale õppima, et kui vaadata statistikat, siis tegelikult iga aastakäiguga gümnaasiumi lõpetanud nii-öelda noortest järjest vähem jätkab Eesti kõrgkoolides oma õpinguid. Et kahjuks ministeerium ei pea seda statistikat, kui paljud Eesti noored on välismaa kõrgkoolidesse õppima läinud, et kui suur see protsent on. Et kuna neid ei registreerita, siis ei ole see selge, aga ilmselgelt peab seal olema seos, sellepärast et ei ole nagu mitte probleem selles, et noored ei taha kõrgkooli minna, vaid küsimus on, kus nad seda oma haridusteed jätkavad. Et noored ei soovi Eestis kõrgkooli minna. Just, ja see ei pruugi olla sugugi probleem selles mõttes, et ma ütlen, ma olen ka ise õppinud kolmel erineval maal, Inglismaal ja Norras. Aga mitte Pakas. Aga just nimelt ma tahtsingi seda öelda, et mina tegin seda doktoriõpingute ajal ja ma arvan, et peamine küsimus on see, et kas me loome ka atraktiivseks selle, et tagasi tulla, sest et sageli on tagasi tulemine raskem kui äraminemine ja siin on, ma arvan, just probleem selles, et kui me näeme, et kui palju vähemad meie tudengid tahavad doktoriõppesse minna. Et see ei puuduta nüüd küll humanitaar- ja sotsiaalteadusi, kus tegelikult lihtsalt ebaõiglaselt vähe doktorikohti on ja meil on ikkagi väga suured konkursid, aga loodusteadustes, arstiteaduses, tehnikateadustes on tegelikult doktorandid väga sageli praegu nüüd juba välistudengid, sest Eesti tudeng ei näe selles perspektiivi ja see on omakorda seotud ka akadeemilise nii-öelda ametikohtade rahastamisega, et nad kuulevad ainult vanemaid kolleege kurtmas, kuidas raha ei ole ja siis muidugi ei taha nad ka akadeemilist karjääri valida, mis on doktoriga. Siin on ilmselt seos ka toetussüsteemiga, mis viib mind tegelikult selle küsimusi, ma pean natukene tempot tõstma, vabandust. Siin sai juba mainitud seda, et 2013 toimunud reform ei täitnud oma eesmärki. Aga mu küsimus teile on siis, et mis siis valesti läks ja mis valesti läks ja mida me sellest õppisime, kui me tahame nüüd uuesti muuta rahastust, mida me siis teisiti teeme? Ma ütleks võib-olla kõigepealt esimese reaktsioonina seda, et see reform tehti tookord, on teada, ilma igasuguse mõjuanalüüsita. Tehti nii-öelda nagu üks hea valimislubadus või midagi, mida sooviti nii-öelda mingit nii-öelda poliitilist muutust tuua.
ma arvan, et kui nagu mõelda, et sooviti lahendada probleemi, et tudengid ei töötaks näiteks või et ligipääs oleks suurem, siis oleks pidanud kõigepealt analüüsima, miks nad töötavad. Või mikspärast see ligipääs vaesematest peredest ja sotsiaalmajanduslikult nii-öelda viletsamatest oludest või ka nii-öelda sellistest peredest, kus ei ole ennem kõrgharidusega inimesi olnud, et mikspärast seda ligipääsu siis siiani ei olnud ja seda probleemi ei fokusseeritud. Loodeti, et kui me tudengitel laseme tasuta nii-öelda kõigil õppida, et siis nad ei tööta. Aga kui nüüd, ma arvan, noored teavad ise seda, et selle töötamise põhjus ei ole mitte see õppemaks tingimata, vaid see on elamiskulud, eks ole. Markus teab vist täpsemalt seda, need viimased numbrid, kuskil 78% ütleb, et nad töötavad selleks, et oma elamiskulusid katta. Kindlasti nad töötavad ka sellepärast, et saada kogemusi, sest et Eesti nii-öelda tööturule sisenemiseks on vaja kogemusi saada. Et neid asju tegelikult ei oleks pidanud selle tasuta kõrgharidusega lahendama. Ja need on nagu, ma arvan, kui sa küsid, et mis on nagu järgmisteks kordadeks vaja õppida, siis me kindlasti peame praegu vaatama seda, et me räägime praegu küll ainult sellest kõrgkoolidele juurde antavast rahast, aga kas me räägime sellest, kuidas tudeng saaks pühenduda õppimisele. Et kas meil täna on tema elamiskuludega, tema õppelaenuga, tema toetustega, tema stipendiumidega, kas me seda adresseerime? Minu meelest seda probleemi me oleme täna liiga vähe adresseerinud. Täna ka lehest lugedes SEB Pank ütles, et ta tudengitele enam laenu ei anna, sellepärast et see ei ole mõistlik summa, mida üldse nagu elamiskuludeks on vaja. Et need on nagu need asjad, kus ma näen ka Riigikogus olles kõrghariduse toetusrühma esimehena, et tegelikult nende asjadega tuleb väga tugevalt tegelema hakata. Ja küsimus ei ole ainult õppejõudude palkades, mis on ka probleem. Aga kui me tahame, et tudengid õppimisele korralikult pühenduksid, et nad saaksid üldse kõrgkoolis head haridust saada, siis kindlasti on tudengite hakkama saamine ja see motivatsioonipakett, et nad pühenduksid, on sellised olulised asjad, millega me peame tegelema ja ka uurimispõhiselt, mis neid siis tegelikult aitab, mis on need tegelikult probleemid ja kus on need rahalised nii-öelda toetussüsteemid, mis võiks aidata meie tudengeid. Ma arvan nii, et seda analüüsi, miks on raha vaja, kuhu läheb raha, mis peaks kõrghariduses suurem olema. Seda peaks tegema kogu süsteemi ulatuses tegelikult, sest see jah, ühelt poolt hakkab peale õppejõududest, siis see on selge, et kui meil on praegu niisugune olukord, et noor doktor, kes on teinud läbi baka, siis magistratuuri, siis doktoriõppe, käinud välismaal, avaldanud välismaa ajakirjandades piisavalt artikleid, et ta doktorikraadi saaks, käib kaitsmises ja see protsess on kuskil 7-8-10 aastat. Ta on jõudnud selles mõttes rahvusvahelisele tasandile, sest teda on publitseeritud juba võrdselt teistega ja nii edasi. Siis ta tuleb tagasi ülikooli ja ta saab lektori ameti. Ja siis on tema koormus reeglite järgi kõige suurem. Ta koormus on mitu korda suurem kui professori koormus. Tema peal on põhiliselt kogu bakaõppe, sest professorid peavad tegelema raha tagaajamisega. Neil pole aega ega tahtmist õpetada bakas noori tudengeid, sest peavad tegema mitu projekti aastas, et konkureerida järjest uuesti ja uuesti, sest et tõenäosus raha saada ühe projektiga on väike, professor tegeleb projektidega, sest ainult professorile antakse projekte. Ja see sama noor doktor tuleb väga väikse palga peale, väga suure koormusega. Ja siis tekibki see olukord, kus selle noore motivatsioon tulla õppejõuks on väga väikene. Ja tudengid ka vaatavad, et aga meid ei õpetagi need professorid, meid õpetavad ju mingisugused noored, aga mis neil meil õpetada on, eks ole. See jutt kõrghariduse taseme langusest on väga palju seotud ka sellega, et tõesti need nii-öelda tippõppejõud või tuntud õppejõud ei jõua enam selle kõige noorema tudengi. Kunagi oli niiviisi, et oli professor see, kes luges esimesel kursusel sissejuhatust erialasse. Ma mäletan, see oli reegel. Et tutvus ülikooliga oma erialaga käis läbi selle, et tõesti parimad õppejõud professorid olid need, kes olid alguses. Praegu, millal puutub kokku tudeng oma eriala teadlastega, tippprofessoritega, see ei ole esimene kursus. Ja peale selle kõik see sama niisugune nagu ebamäärasus, Margit ütles, et
dekaanina ta otsis, kuidas ta saab oma õppejõudude palgad kokku, kust tuleb teadusest midagi, natuke tuleb sealt, natuke sealt. Seesama, et ei ole õpetamise rahastust. Ei ole selgelt aru saama, et õpetamine ongi ülikoolis õppejõu põhitöö ja see raha peab olema riigi poolt, kes ütles, et ta võtab endale täie vastutuse. Et ta enam ei luba ise ülikoolil teenida, eks ole, kõik peab olema riigi rahaga kaetud. Et see on siis ka riigi vastutus, et see õpetamise töö on makstud, aga mitte õpetamise eest ei võta teadusrahast ja mujalt rahadest selleks, et kuidagi lappida kokku see nagu lapitekk, see õpetaja palk. Nii et selles mõttes see hariduse, kõrghariduse kui selle sisu niisugune nagu tähendus, selle väärtustamine, selle rahastamine. See on selle asja üks külg ja teine pool on seesama õppimise maksmine, mis on selle noore inimese motivatsioon, noore inimese kulutused, kuidas noor inimene siis tõesti on motiveeritud pühenduma. Vot seesama, et pühendumine ei ole enam endast mõistetav, et tõepoolest nagu kunagi luuletas August Sang, et mul jalas aukudega sokvid ja eks ole idealistlikud üliõpilased õpivad ükskõik mis tingimustes ja õpetajad ka seda enam ei ole. Nii et ühesõnaga see arusaam, et raha on vaja selleks, et normaalselt nii õppejõud kui üliõpilased saaksid pühenduda õppimisele ja õpetamisele. Seda arusaama minu meelest. Ütlen kommentaariks, et ülikoolid on erinevad ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias tõepoolest tudengid puutuvad kokku juba bakalaureuse astmes juhtivate professoritega, mis teebki ka muidugi meie õppe väga kalliks. Aga kui rääkida nüüd sellest reformist, küsimusele, mis läks valesti või mis ei läinud valesti, siis tegelikult see reform tõi ju ka nendel aastatel väga palju raha kõrgharidusse juurde, aga millegipärast pärast see juurdevool peatus või arvati, et kõik need probleemid on lahendatud. Minul mingisugust poliitilist laetust ei ole, aga ma ei oska ka toetada mingitel uuringutel, aga minu seisukoht on Eesti-suguses riigis peaks olema eestikeelne kõrgharidus ükskord tasuta igal kõrghariduse astmel. Loomulikult kõik, mis järgneb selle elukestev õpi, olgu nüüd siis mikrokraadid või veel kord teistkordse kõrghariduse omandamine, siin loomulikult tuleks raha võtta, aga nüüd, kui me kaalume ikkagi olukorras, kus meil niikuinii on tudengite leidmisega ju tegelikult raskusi, heade tudengitega. Teiseks, meil on erialasid, mis on ju Eesti riigi eksistentsi ja identiteesi seisukohast üliolulised, kuid kus ei ole mingisuguseid väga atraktiivseid palku, alates kultuuritöötajatest, õpetajatest, kellest iganes. Et siis olukorras, kus niikuinii see künnis minna välismaale on juba piisavalt madal, et kui me nüüd just nagu Margit ütles jälle ilma mõjuanalüüsita kehtestame mis iganes õppemaksu, et siis võime tegelikult lasta endale varbasse selle püstoliga, sest et me veelgi lihtsamaks muudame seda, et meie tudeng läheb bakalaureusesse välismaale ja me kõik teame väga hästi, et see on vanus, kui inimesel ei ole veel välja kujunenud need sidemed. Ta võib minna elama ükskõik kuhu, ta leiab seal endale elukaaslase ja seltskonna oma erialalise võrgustiku, mis pakub talle kõike nii-öelda tuleviku jaoks. Et see, kui tudeng on lahkunud juba bakalaureuse õppes, muudab tema tagasipöördumise palju vähem tõenäolisemalt, kui see juhtub hilisematel haridusastmetel. Seetõttu kutsun ikkagi üles sellele ettevaatlikkusele ja eestikeelne kõrgharidus ükskord igal astmel võiks olla tasuta. Aga see tähendabki, et riik peab aru saama, et eestikeelne ülikooliharidus, eriti siis bakalaureusõppes, on Eesti riigi, Eesti kultuuri püsimise alus. Järelikult tuleb sellele kah siis eraldada seesama maksumaksja raha, mitte selles mõttes, et igaüks ütleb, aga mis me selle eest kohe saame. Me saame selle eest Eesti kultuuri, Eesti riigi püsimise, selle saamegi. Ja see on sama tähtis kui kaitsekulud ja me võiksime sellest ka kokku leppida, et see on sama tähtis kui kaitsekulud ja seepärast see vajab ka sellist kokkulepet ja mitte ainult, mis nimelt mitte teadus eraldi, vaid just nimelt kõrgharidus, mis on ilma teaduseta võimatu, just nimelt ülikooli haridus vajab sellist kokkulepet. Ma veel laiendaks, et kõrgharidusest sellest, milline see on täna, oleneb see, milline on Eesti riik tulevikus. Ja kui me mõtleme, kes meie riiki valitsevad, ministeeriumid, kõikjal töötavad kõrgharidusega inimesed ja tegelikult nüüd natuke naljaks veel pöörata, siis oleneb ka sellest kõrgharidusest, mille nad praegu saavad, see, kas nad saavad tulevikus aru vajadusest ikkagi edasi rahastada kõrgharidust. Sest et väga tihti räägivad tasulisest kõrgharidusest need, kes ise on saanud tasuta kõrghariduse või siis kas iseenda või oma vanemate rahakoti najal õppinud kuskil välismaal. Aga
kahtlemata oleks see mõnes mõttes lihtne lahendus, aga kuna praegu on meie ülikoolide rahastamise skeem väga üldine, siin olete nõus, eks ole, et detailidesse laskumist eriti ei ole ja on jäetud ülikoolide autonoomiale päris lai ruum, siis nüüd olukorras, kus kasvõi kehtestatakse kas protsent sellest õppekava maksumusest või on see siis samasugune mingi maks kõigile tudengitele, kus siis väidetavalt pärast hakatakse ümber seda raha jagama, need on kõik väga ohtlikud arengud ja eriti selles osas, mis puudutab humanitaariat, kultuuri. Loomulikult on erialasid, mis pakuvad alati inimesele head materiaalset toimetulekut ja need on ja jäävad. Aga sel juhul tuleks vaadata pigem ikkagi juba rohkem detailidesse, kus teatavasti alati peitub saatan ja ikkagi leida need kaitsemehhanismid siis nendele päris üllatavalt halbadele arengutele, mis meid võivad ühel hetkel tabada. Markus? Ma jah, võib-olla tuleks tooks selle tudengivaatise kõrvale ka, et iseenesest oleks väga huvitav teada, et mis näiteks kõrgkoolide seis oleks siis, kui see tasandusfond oleks jätkunud. Aga selle kõrval ju tegelikult seesama dekaad on ka tudengite sotsiaalsed garantiid jäänud samaks. Ja kujutage ette, nüüd pange ennast sinna olukorda, et kui teie palk on sama, mis 10 aastat tagasi, et siis kas te tuleksite toime? Arvatavasti oleks see väga keeruline. Ja nüüd tänases selle tõttu, et see nii kaua niimoodi olnud on, seisabki tudeng silmitsi sellise huvitava mõttekäiguga, et tahaks ülikooli minna, haridust omandama. Me teame, et ülikoolid on alarahastatud, seal võib olla küsitavusi täna juba ka kvaliteedis. Samal ajal hariduse omandamine on küll tasuta, aga need kõrvalkulud on kõrged. Ehk et ma siiski pean midagi tegema, kas võtma laenu, käima kõrval tööd ja sotsiaalsed garantiid on väikesed. Ehk et neid põhjusi või mikse või neid ettekäändeid, miks lõpuks otsustada, et ma ei lähe kõrgharidust omandama, neid on täna nagu väga palju. Ja see on tegelikult ohtlik, sellepärast, et näiteks mina tunnen siirast muret. Ma usun, et veel sellel õppeaastal sisseastujate arv lõpuks ei ole väga erinev eelmistest aastatest. Aga ma ei taha, ma natukene kardan seda statistikat, mis on näiteks selle õppeaasta lõpus. Et kui palju jätsid näiteks õpingud poolele inimesed seetõttu, et neil lihtsalt sotsiaalmajanduslikult ei ole enam võimalik haridust omandada. Aga et midagi positiivset ka öelda, siis mul on väga hea meel tõdeda, et enam ei ole tudengitel vaja selgeks teha, et tudengite sotsiaalsete garantiidega on vaja tegeleda. Veel paar aastat tagasi oli selliste teemade puhul alati vastuseks, aga kõrgharidus on ju tasuta. Mis teil veel vaja on? Kui tohib, ma ütleks selle... Ma lühidalt. Ma ütlengi lühidalt. Ma olen üldiselt nüüd viimane kord, ma läksin natuke laiali. Aga sotsiaalsed tagatised tudengitel on ju tõesti meil kiviajast pärit. Ja kui me võrdleme oma lähinaabritega, kus ka on isegi õppe tasuta üldjuhul, nendel on opintotugi, opintolaine, kui me võtame näiteks Soome. Ja näide, mis mulle alati meeldib tuua, ma just mõni päev tagasi andmed pärinevad Ühendkuningriigi valitsuse lehelt, mis on siis nagu öeldakse õppelaenu ja haridusbisnessi võiks öelda pealinn maailmas. New York pretendeerib ka sellele. Ja seal on siis sellised tingimused, seal on, ma ei hakka seda kõiki neid keerukaid nüansse teile ette tooma, aga inimene, kes võtab siis selle õppelaenu, hakkab seda tagasi maksma hetkest, kui tema kuutulu on 2424 Inglise naela. Ja ta hakkab seda maksma selliselt, et näiteks kui ta hakkab saama 2324 naela, siis sellest 100 naelast, mis ületab selle piiri, maksab ta 9%. Ehk siis kõik võivad seda arvestada. Miks ma seda räägin, on see, et see koormus, mis langeb siis nendele, kes neid laene tagavad, vaid see peab olema mingi selline rahastu, mille võimsust ja suurust on raske ette kujutada, kus juures on ju inimesi, kes ei jõuagi selle 2400 kuupalgani, ehk siis nendel kirjutatakse need laenud korstnasse. Ja pluss veel sellele, et isegi kui ta selle laenu maksab tagasi ja kõik läheb hästi, on tema elu algus, kus ta saab võtta peale korterilaenu ja seda tegelikku elu alustada lükkub veel edasi, sest panga jaoks on ta ikkagi võlgnik, kellel on suured kohustused. Pean ütlema, et hästi lühidalt ja ka Margit Sudrupile lühidalt sõna. Ja, aitäh. Kõigepealt korraks uuesti seda, mis siis juhtus 2013 reformiga ja siin rektor Ivari juba mainis seda, et seda anti mõneks ajaks, et võib-olla nendele, kes ei ole nii täpselt nendest arengutest kuulnud, et
et kuni 2016 riik kompenseeris saamata jäänud eraraha. Et see tegelikult oli nii-öelda nagu teatud ajaks, kui tasulisi tudengeid enam ei tohtinud vastu võtta. Et ma ütleks nii, et ka rektorite hulgas, nagu mina tean, on erinevad arvamused olnud, kuivõrd seda eraraha kaasamist ikkagi võiks lubada ja lihtsalt ülikoolide sees, ja see ei ole mitte rektorite erinevus, vaid et ülikoolide sees on osad erialad peavad seda nagu väga oluliseks, et ikkagi eraraha saaks kaasata, et meil on tudengeid, kes on maksujõulised, kes ise tahaksid maksta, et saada paremat kvaliteeti ja võib-olla lihtsalt korraks tuua juura näide, et kuhu me täna oleme selle juura näitega siis jõudnud. Õigusteadusi tahavad tudengid õppida, seda õpetatakse erinevates kõrgkoolides, aga samas õppejõudude palgad on madalad, nad ei saa enam nii-öelda võistelda advokaatidega, ammugi mitte, aga nad ei saa ka üldse erasektori nii-öelda juristidega võistelda. Ja raha võtta tegelikult ei lubata, ütleme, on nüüd jah, ühes magistriõppel nagu sellises sammus on tehtud, aga seda peetakse skandaalseks. Et küsimus on, kuidas seda olukorda lahendada, et samas tegelikult on meil teine pool, Villu Kõve siis nii-öelda juristide nagu esindajana on öelnud, et probleem on ka selles, et juuratudengite lõpetamise tase on nii madal, et nad ei ole võimelised kohtuniku eksamit enam ära tegema. Meil ei ole enam neid, kes tegelikult, nagu te rääkisite, et riigi tulevik sõltub sellest, mis on kõrgharidus, tudengid töötavad samal ajal, need nii-öelda võib-olla see õppeprogrammid on niimoodi üles ehitatud, et nad tegelikult ei vasta enam nendele nõudmistele. Töötame ette, et kui see juhtuks aastatega, et ma viskan lihtsalt nagu selle, ma kohe lõpetan, et ma viskan lihtsalt selle, et me näeme tegelikult see kvaliteet, mis on nii-öelda ülikooli kvaliteet ja ülikooli probleemid hakkavad kajastuma ju selles, mis on juba riigi erinevate ametikohtade probleemid. Et ma arvan, et seda võiks võtta endale nagu teadmiseks ja mõelda, mis siis need erinevad lahendused on. Et kas see on ainult riigi raha panemine, on see eraraha kaasamise lubamine, on need mingisugused kolmandad viisid, et ma arvan, et see spektrid võivad olla rohkem. Kohe varsti jõuame ka erarahani, et 30 sekundit saab tõesti. Ma tahtsin öelda seda, et siin juristide probleem on ka seotud sellega, et selle rahastamise kõige üks mõju on ka see, et õigusteadus kui teadus on rahvusvaheliselt palju vähem konkurentsivõimeline kui mitmed teised teadused, järelikult teadusrahasid ei tule ka juurde, nii et see hakkab vastastikku võimendama. Tähendab, ma tahaks ikka korrata uuesti, ülikooli haridus põhineb sellel, et üliõpilast õpetab teadlane, inimene, kes on ise uurinud, kes on ise süvenenud, ta peab olema vaba, et ta teeb seda teadust, mis tuleb vajadus. See projektipõhine teaduse rahastamine on ka üks asi, mis sööb ära tegelikult kõrghariduse kvaliteedi. Ja me peame seda arvestama. Me peame nägema, et ülikooli hariduse rahastamine tähendab samal ajal ka professori teadustöö ja akadeemilise teaduse vabaduse rahastamist, mis teebki sellesama professori, kaasprofessori võimekaks ja tõesti annab haridusele kvaliteeti. Haridusele ei anna kvaliteeti ju raha, haridusele annab kvaliteeti see õppejõud ja selle õppejõul peab olema võimalus teha teadust selleks, et õpetada, mitte teha teadust ainult selleks, et projekti täita. Ma luban, minu järgmine küsimus pärast seda, mida ma nüüd küsin, on erarahast. Ma küsiks oma selle küsimuse ära ja siis annan publikule sõna, sest et tegelikult on hästi pikk küsimus. Meil on siin läinud väga ilusalt orgaaniliselt jutt selle peale, et mis üleüldse on kõrghariduse eesmärk, et me räägime rahast, et kuidas rahastada, kes rahastab, mitu protsenti, aga mul ongi selline küsimus teile kõigile, et mis üleüldse on Eestis kõrghariduse eesmärk ja siis nii-öelda tärniga juures ja kuidas sellest peaks sõltuma see, kuidas me seda rahastame, kas siis summa mõttes või põhimõtte mõttes? Me oleme Margetiga mõlemad tegelenud ülikooli seaduste sõnastamisega ja seal on alati esimeses paragrahvis öeldud, miks on vaja ülikooli ja ülikooli haridust. Ja minu mälu järgi see alus niisugune põhidefinitsioon on olnud muutumatu. Eestis on vaja ülikooli haridust Eesti haritlaskonna taastootmiseks. Eesti haritlaskond ei teki, kui ei ole eestikeelset Eesti kõrgharidust. Kas Eesti riigil on vaja Eesti haritlaskonda? See on küsimus suurele ringile, kes ütleb, ei ole vaja, siis muidugi pole ülikooli vaja. Ja, et lisaks me Marjuga oleme sõnastanud ka mitmeid haridusstrateegia dokumente, kus
ükskord meile juba heideti ette, et me teeme revolutsiooni, kui me ütleme, et hariduse väärtus on Prantsuse revolutsioon, ütles Jaak Aaviksoo meile, aga no, natuke kriitiliselt siis. Ja tegelikult ma arvan, et see mudel on nagu töötab hästi ka kõrghariduse kohta, et haridus on väärtus inimesele, temale endale nii-öelda selleks, et paremat elu elada. Hariduse väärtus on kultuuri jätkusuutlikkuse tagamiseks ja kultuuri ja keele edendamiseks ja hariduse väärtus on ka nii-öelda siis ühiskonnale, mis on, olgu siis selle nii-öelda tõesti ühiskonna võimekuse tagamiseks, haritlaskonna taastootmiseks, majanduse, julgeoleku, tervishoiu, kõikide nende valdkondade nii-öelda edendamiseks ja noh, ütleme konkurentsivõime kasv on üks asi, mida tavaliselt inimesed aru saavad, et mida nii-öelda parem on kõrgharidus, seda tugevam on konkurentsivõime, aga ma võtaks korraks veel siit tagasi ka selle, mis Marju ennem ütles, et tegelikult kõrgharidus põhineb teadusel. Ja mul on alati väga kurb meel, et meil on kaks eraldi lava, kõrghariduse lava ja teaduse lava ja need ei saa kuidagimoodi nagu see probleem ei saa kokku, et tegelikult kusagil teaduse laval arvatakse, et meil on 1% nüüd teadusele antud ja seal on nagu kõik hästi. Tegelikult kõrghariduses see teaduse 1% veel täna üldse ei avaldu. Ja praegu praktiliselt kõik see raha, mis nagu juurde tuleb, läheb praegu doktorantide nii-öelda sellise toetuse või nendele stipendiumide maksmiseks. Aga kui sinna ei tule Eesti inimesed, siis tegelikult ei taga me ka seda kõrghariduse nii-öelda jätkusuutlikkust ega sellist asja. Ka see, mis läheb läbi eraraha, ma tahaks, et oleks päris korralik analüüs, kuidas nendele ettevõtetele antud raha tegelikult ikkagi koostöös kõrgkoolidega meie majandust kasvatab ja meie elu paremaks teeb. Et ma siin nagu mitte ainult mõjuanalüüsid nii-öelda ettepoole, vaid ka tänast analüüsi sooviksin väga palju rohkem näha ja ma pean ütlema, et see probleem, et teadusraha ei jõua juristideni, ei ole ainult see probleem. Ettagi selle aasta viimases konkursis näiteks humanitaaridele mitte ükski projekt ei kvalifitseerunud. Aga sellepärast, et otsustati, et me tõstame lävendi sinna kohta, kus nad enam ei kvalifitseeru. Vabandage, kogu humanitaarteadus ei saa mitte ühtegi raha enam järgmisel aastal kogu nii-öelda Eesti teadusrahastusest. Selleks, et mingisugused nii-öelda nagu muud valdkonnad saaksid, mis võib-olla on tore, aga me ei saa niisugusel viisil tasakaalustatud ühiskonda ega tasakaalustatud ülikooli edendada. Ja seetõttu ma arvan, et probleem ei ole ainult kõrghariduse rahas, vaid on jätkuvalt teadusrahas selles, kuidas seda jaotatakse ja tegelikult ei saaks olla üldse ühtegi eriala, millel ei ole all teadustegemist. Siis ta ei ole enam ülikool, siis on see mingisugune muu kool, aga see ei ole enam ülikool. Kõikidel erialadel, mida me ülikoolis õpetame, peab olema ka teadustöö all ja seda tuleb ka rahastada ja see tähendab seda, et ma jõuan ühe ebapopulaarse asjani, et tegelikult tuleks ikkagi üle vaadata ka Eesti kõrgharidus nii-öelda maastik, kus ei ole jätkusuutlik nii-öelda teadustegevus, sinna ei saa ka võib-olla kõrgharidust anda. Siis tuleb sellega midagi muud teha. Kas saata meie tudengid välismaale õppima või sinna nii-öelda tugevdada seda seltskonda, kes seal õpetab. Me tegelikult paljudel erialadel ei ole päriselt rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised, seal teadus võib väga nõrk all olla ja me petame nii oma tudengid kui ka petame tegelikult riiki. Et ma arvan, et see selline tõsine kvaliteedikontroll ja mitte lihtsalt nagu ütleme karistamise mõttes, vaid just nimelt selles mõttes, kuidas seda toetada, kuidas seda teha paremaks. Tegelikult oleks ka äärmiselt vajalik ja uuesti ka korraks vaadates seda kõrghariduse maastikku. Tegelikult on täna ju olukord, kus igale gümnaasiumi õpetajale on kusagil mingisugune kõrgkooli koht. See ei ole ka normaalne. Mitte iga nii-öelda gümnaasiumi lõpetaja ei peaks minema kõrgkooli. Et tegelikult see konkurss peaks olema palju-palju tugevam ja ma arvan, et vähenevate nii-öelda põlvkondade juures meil on ainult kaks võimalust. Kas me suurendame rahvusvaheliste tudengite hulka, mis on, ma arvan, täitsa hea lahendus teatud kohtades, aga samal ajal me peame ka tekitama niimoodi, et Eesti nii-öelda inimesed saaksid nagu sellesama haritlaskonna jätkusuutliku taastootmise kaudu, võib-olla peaksid ülikoolid oma ressursse koondama ikka. No siin on veel teine asi, meil on ikkagi lahendamata see, mis on ülikooli haridus ja mis on üldse kõrgharidus, mis on rakenduskõrgharidus. Kui me vaatame Soome tegelikult on paljus jõudnud sinna, kus ta praegu on. Tänu sellele, et 70-ndatel Soome riik võttis enda peale tõepoolest selle ülesande arendada välja terviklik kõrghariduse võrk nii, et see katab kogu riiki. Aga anda seal väga suur roll rakenduskõrgharidusele igas, peaaegu et igas maakonnas.
ja teisalt siis arendada tõesti ülikooli haridust nii-öelda tippteaduse tasemele, tõesti rahvusvahelise konkurentsivõime tasemele akadeemilist haridust väga kõrgete kriteeriumitega. Ja meil on see rakenduskõrgharidus jäänud kuskile peaaegu nagu mingisuguseks, et kas teda on või ei ole, mõned üksikud asjad ei tea, kas nad on siis mis asi see üldse peaks olema. On täitsa selge, on terve rida erialasid järjest rohkem, kus on vajalik kõrgharidus, mis on tõesti tehnilist laadi, mis ongi rakenduslik kõrgharidus. Ja samas akadeemilise hariduse kriteeriumid tõusevad järjest kõrgemale sellesama mõtlemise nõudlikkuse tõttu. Akadeemiline haridus on ju mõtlema õpetamine, ma vaatan siin Tõnu Viigile otsa. Seepärast, et kui me mõtleme selle peale, et meil tuleb aga see tehisaju, kõik tehakse ära inimese eest, vabandage väga. Ma olen terve oma teadlase, ma olen olnud nüüd poliitikas, ma olen 50 aastat olnud ka ülikoolis ja nii professori kui uurijana. Ja ma olen tegelenud kogu aeg muide sellega, et ma olen oma uuringutest mõtestanud statistilisi andmeid ja töötlusi. Ja ma pean teile ütlema, mida enam me loodame selle peale, et meil tuleb igale poole andmestikud, kui meil tulevad suurandmed ja muud, seda enam on vajalik humanitaarne kõrgharidus. Sest nende andmestike tähendust, nende mõtet taibata, selleks on vaja hoopis rohkem kujutlusvõimet, selleks on vaja tõepoolest seda nii-öelda üldistama mõtlemise taset, mida annab ainult akadeemiline kõrgharidus, sealhulgas eriti muide humanitaarne, filosoofiline kõrgharidus. Ja need peavad olema omavahel liitunud, seesama tehniline areng ja humanitaarne areng. Kui me seda ei näe, kui me ei näe akadeemilist haridust järgmise aastakümne, ülejärgmise aastakümne tõepoolest selle garantiina, et Eesti ühiskond püsib, kultuurrahvas püsib, siis me teeme praegu saatuslikke vigu. Ja meil oli kokku lepitud, et segale ahele, kui tikale läheb, aga sellele põhiküsimusele, et miks on vaja, et sellele see kõige lihtsam vastuseks on see, et meil on liiga vähe, et meil saaksid olla rumalad inimesed. Et massi meil ei ole, millega peale minna ja seda konkurentsivõimet hoida ja sellepärast tuleb ka haridust väärtustada. Aga see teine ja see personaalne vaade on ikkagi see, et see on tudengile endale ennekõike kõige vajalikum ikkagi. Sest et teadmiseid võib palju olla, aga kui teadmiseid ei oska struktureerida, siis nende teadmistega pole mitte midagi teha ja kõrgkool on kindlasti üks neid peamiseid kohti, kus nii-öelda noor inimene saabki endale selle nii-öelda aja ja võimaluse, et kogutud teadmisi struktureerida ühelt poolt, enda maailmavaadet kujundada, üldse saada aru, et kus tema nii-öelda ühiskonnas paikneb, mis on tema mõtestatus, mis on tema eesmärk siin elus. Et see kõik on tegelikult väga oluline ja üks näide või kuidas mulle endale tundub, et alati seda on hästi lihtne kontrollida, on see, et igal tudengil on olemas mingisugune õppejõud või õppejõud, kes jäävad talle väga hästi meelde ja kelle põhimõtteid või neid teadmisi, mida on edasi antud, kantakse endaga nagu terve elu. Nii et ma ütleks, et see on ülioluline, sest et ta on väärtus nii tudengile endale, aga lõpuks läbi selle mõtestatuse ta panustab ka tagasi ühiskonda. Ma ütleks ka, siin on tõesti palju räägitud, aga see kõrghariduse roll, tõepoolest nõustun, et hariduskonna taastootmine on see põhiline eesmärk, mis tegelikult on ka aluseks Eesti riigi jätkumisele kaugemas tulevikus. Aga siin võib-olla üks aspekt jäi mainimata, et on olemas teadusvaldkonnad, mida mitte keegi peale meie ülikoolide ära ei tee meie eest. Need on Eesti kirjandusteadus, muusikateadus, teatriteadus, filosoofia. Just, et need on kahtlemata valdkonnad, kus inimene ei saavuta tõenäoliselt maailmakuulsust või Nobeli preemiat, aga on selge, et mitte keegi teine kuskil maailmas neid asju meie eest ära ei tee. Samas kui samblik või kosmose mingisugune objekt või mõni tehniline probleem maailmas võib-olla leidub keegi, kes selle asja ka ära uurib. Et seetõttu ma võib-olla ka praegusel tehnokraatlikul ajastul, kus räägitakse ikka insenerid ja IT ja kõik, et võib-olla ülikooli üks tähtsamaid funktsioone ongi see humanitaaria vaimu, eesti keele arendamise. Kui teaduses enam ei ole eesti keelt, siis tegelikult hakkab sellest, lõpuks tuleb selline gigapuhastajate ja lapsehoidjate keel. Aga meie tahame, et see oleks ikkagi nii-öelda lõpuni välja arenenud keel ja mis tegelikult juba on praegu, võiks öelda ime, arvestades meie rahvaarvu. Markus juhtis väga õigesti mu tähelepanu, et ma pean hakkama karmivalt vahele segama, kui pikale läheb. Ma olen selles väga halb seni olnud, sest kuidas sa segad vahele. Aga vahepeal ma annan sõna meie publikule, sest et jäänud on ainult pool tundi meil veel rääkida.
Mina olen siis halva kvaliteediga Tartu Ülikooli õigustudeng. Ja esiteks sooviksin kiirelt mainida, et mul on väga paljud sõbrad läinud Inglismaale ja Hollandisse bakalaureuse kraadi omandama. Ja mina arvan, et see ei ole peamiselt sellepärast, et me arvame, et Eestis on jube halb, vaid meil on lihtsalt elatustase tõusnud ja see on võimalik ja see on põnev. Aga mu küsimus on võib-olla selles, et vähemalt, võib öelda, et mul on võib-olla see põlvkond, kes on tasuta õppinud ja nüüd tahab, et kõik oleks tasuline. Aga minu tutvusringkond vähemalt arvab, et Eesti riik ei ole nii rikas, nagu on näiteks Taani, kes on tõesti nagu võimekas andma kõigile tasuta kõrgharidust. Et kas on, ma ei tea, mõni vahepealne variant, et mitte teha nagu väga kõrget kõrgharidust, tähendab tasulist kõrget summat, sest et me ei oleks nagu vastu sellele otseselt, sest et nagu te välja tõite ka, siis meil on paljud õppejõud on ka nagu enam täiskohaga advokaadid ja vahepeal annavad paar loengut, et see ei ole nagu tore tunne, kui öeldakse tihti, et et te olete nüüd nagu natuke halva kvaliteediga õigustudengid. Ühesõnaga, mu küsimus on see, et millised variandid on, et teha kõrgharidust taas tasuliseks? No kuna ma ise olen õigusteaduskonna tudeng, siis me saame siin dialoogi pidada. Et ma tegelikult arvan, et see on väga suur väärtus, kui advokaat õpetab ka tudengeid, sest et kui ainult õigusteadlased õpetavad õigusteadust, siis võimalik, et seda praktilist elu siis see juuratudeng kunagi ei näegi. Ja kõik jääb väga teoreetiliseks, aga õigusteadupärast on ta võrdlemisi praktiline eriala. Aga kui laiemalt su küsimus vastata, mulle tundub, et üks asi on täna vaja nagu selgeks rääkida ja mulle tundub, et see peaks olema nagu see konsensus, et me peame kõigepealt ära lahendama selle üldise rahastuse probleemi, mis riigis on kõrghariduse kontekstis. Ehk et me peame jõudma selle tasemeni, et meil üldse on võimalik kõrghariduse kvaliteet säilitada sellise tasemel, et meil üldse oleks võimalik käivitada uuesti see debatt ja arutelu sellest, et kas mingis formaadis tasuline võiks olla aktsepteeritav või mitte. Sest et täna me ikkagi räägime mõnes mõttes kriisist, me räägime sellest, et ülikoolid peavad tegema kardinaalseid otsuseid, sulgema, ma ei tea, vähendama õppekohtade arvu, langetama kvaliteeti. Ja seda täna hetkel, seda momenti me ei päästa ära sellega, kui me kõrgharidusse ruttu kuskilt mingisugust raha otsime. Et kui me selle oleme korda saanud teha, siis on ka oluliselt turvalisem minna nende debattide küsimuste juurde, et äkki teatud olukorras on õigustatud ka raha kaasamine. Ma ütleks kõigepealt lihtsalt selle, et igaks juhuks, et ei jääks sellist nagu muljet, et ma oleksin öelnud, et juuraharidus on täiesti halva kvaliteediga, ja on olemas väga super tudengeid, aga kui Villu Kõve toob selle üldise probleemi välja, et enam mitte piisavalt inimesi ei suuda läbida mingit nii-öelda väga olulist eksamit, et siis see näitab kas selle kohta, et tudengid piisavalt ei pühendu või, ja see on probleem, me ei tea kumba pidi, eks ole, et kas tudengid piisavalt ei saa pühenduda ja neid teadmisi omandada või neid õpetatakse halvasti. Võib-olla on nad kuidagimoodi omavahel seotud ja kindlasti on see ka seotud siis raha küsimusega. Nüüd ma ütleks niimoodi, et mis on hästi nagu meil on ju praegu viimastel kuudel Arenguseire Keskus on teinud Riigikogu juures väga tänuväärset tööd ja ka Tartu Ülikoolis Aune Valgu nii-öelda nooremate kolleegidega tehtud uurimused vaatavad neid erinevaid rahastusmudeleid, et mis need võiksid olla. Et kui teie küsimus oli, et kuidas seda saaks nagu lahendada, siis eri maades on eri mudelid olnud, kuidas seda raha kaasata. Ja üks selliseid asju, mida nagu arvatakse, et Eestile võib sobida, on see, kui see oleks nii-öelda selline mitte väga suur nii-öelda Inglismaa moodi õppemaks, vaid oleks midagi sellist Hollandi-sugust. Hollandi tudengid maksavad esimesel semestril näiteks esimesel õppeaastal maksavad 1000 eurot. Võib-olla võib seda natukene võtta meie elatustasemega ja nii-öelda seda natukene sarnasemaks teha, aga see kindlasti toob ülikoolidele lisaraha juurde. Mida mina arvan, et seda üksinda nii-öelda sisse viies võime me saada midagi sellist, mis juhtus Saksamaal. Saksamaa tegi oma tudengitele selle ja tegelikult palju vähem tuli tudengeid õppima. Siis nad kaotasid selle ära ja tegid administreerimismaksu, mis on niisugune nagu pisikene, aga ülikool ikkagi nagu toetab. Ja see neelati alla ilma, et tudengid oleks üldse nagu väljagi teinud sellest. Aga minu meelest on küsimus ka selles, et kuidas nagu seda kommunikeerida, et poliitiliselt on sellise otsuse tegemine igale parteile või igale koalitsioonile, kes seda teeb enam-vähem nagu teada nagu
no mitte just surmahoop, aga igal juhul ta vähendab tema valijate hulka. No, küsimus on, kuidas oli tõesti surmahoop ühele vasteele. See võib olla nagu surmahoop, see võib olla lihtsalt nagu, ma ei tea, löök allapoole vööd. Aga et kuidas seda teha, on küsimus just nimelt selles samas arusaamises, et mina nimetaksin seda õppekvaliteedimaksuks. Ma ei nimetaks seda õppemaksuks ega nimetaks seda nii-öelda administreerimistuluks, vaid just nimelt see, et mida tudeng selle eest rohkem saab. Ma arvan, õppejõudude palk peaks tulema tegelikult riigi poolt. Nemad peaks garanteerima, et on hea tasemega õppejõud. Aga need samad asjad, mida ma nimetasin, paremad raamatukogud, paremad laborid, parem tagasisidestamine, paremad nii-öelda teenused, mis nagu tudengini jõuavad. Selle eest võiks inimene olla valmis tegelikult ise maksma. Aga me peame pidama silmas erisusi. Seda ei tohi mitte mingisugusel juhul nii-öelda juurutada, ilma et seal kõrval oleks vajaduspõhine korralik toetussüsteem, õppelaenude süsteem ja võib-olla sinna juurde ka ikkagi midagi, mida me täna ei ole üldse puudutanud, et meil on tegelikult väga palju erialasid, kus meil puuduvad inimesed. Ma pean nüüd ütlema, et ma pean hakkama vahele. Ma lihtsalt viskan selle õhku, et tegelikult ma arvan, see sama rahastamine peab ikkagi pidama ka silmas seda, mida Marju ütles, et võib-olla meil on rakenduskõrgharidust rohkem vaja, võib-olla meil on vaja midagi ikkagi teha õpetajate, meditsiiniõdede, inseneride saamiseks ja seda saab ka tegelikult õppemaksu vabastamise kaudu näiteks suunata, kuhu minnakse rohkem õppima. Ma ikkagi ütlen ühe hästi mõne sekundise kommentaari, et tegelikult Eesti riik ju väga palju raha panustab näiteks kõrghariduse eelsesse haridusse. Noh, näiteks muusikavalast, et on meeletud võimalused, mis meie noortel on. Ja nüüd me kehtestame selle 1000 eurot. Ta läheb Sibeliuse akadeemiasse, kus tal ei ole seda 1000 eurot ja ta saab veel opindel tuge ja nii-öelda Soome riigi käest ta võib võtta veel ka seda laenu. Et me ikkagi elame avatud maailmas ja mingis mõttes võiks öelda, et turumajandus kehtib ka kõrghariduses. Et siin on väga palju detaile, mis tuleb kindlasti sel juhul läbi kaaluda. Siin tuleb kindlasti läbi kaaluda kõigepealt ka see, et on ilmselt erialasid, kuhu minnakse, kas konkursid on suured ja kuhu minnakse ka lootuses tõesti, et saadakse parema palga peale. Ja õigusteadus kindlasti on üks nendest ja võib-olla ka seesama kommunikatsioon, kus mina õpetan, on üks nendest ja on mitmeid teisi veel. Ja samas on teisi, mis ei ole nii nii-öelda populaarsed, mille õppimine võib-olla on ka raskem ja pikem, võtame arstid, eks ole, või õpetajad või mida on riigil rohkem vaja. Ühesõnaga tegelikult seesama õppemaksu teema võiks olla diferentseeritud erialati. Teiseks kindlasti võiks olla küsimus ka ikkagi õppelaenude süsteemi teises pooles, sest on küllalt siiski näha, et võtame kas või seesama teema, et siin õpitakse tasuta ja minnakse hoopis ära välismaale tööle, eks ole. Meie maksumaksja ütleb, et miks ma maksin, eks ole, kui noored tulevad välismaale tööle. Siin on ikkagi küsimus ka selles, et kui on olemas õppelaenusüsteem, siis on siin jälle võimalik reguleerida. Et tõepoolest, nagu oli näide, et kui sa tuled ja töötad Eestis, siis sa näiteks ütleme, kas või katad oma õppelaenu juba selle tööga, nii et sa ei pea seda tagasi maksma. Vaid öeldakse, et kui sa oled 5 või 7 aastat töötanud, on sul õppelaen tegelikult tasa tehtud, sest sa oled iseendast juba riigile nii palju andnud oma tööga. Ka neid asju võime. Seda kõike peab arutama. See ei ole mitte nii, et me kõik siin kohe ütleme, vaat üks lahendus. Siin ongi see, et mitu erinevat kokku panna. Tundub, et me peame leppima kokku, et me järgmine aasta kohtume siin taas. Ma ikka küsiks seda, aga kes otsustab seda, mida siis riigile vaja? Ja ma võrdleksin inimorganismiga. Süda, aju on asjad, milleta ei saa. Aga ilma käeta saab ilma jalata. Kas me siis tahame nii, et osa meist nii-öelda, et meil on olemas ainult see hädavajalik, mida riigil väga vaja. Aga see muu siis lonkame käime karguga, oleme pimedad kurdid. Ei, kindlasti on neid asju, mille suhtes ei ole mingit vaidlust. Ma arvan, mitte küsimus, mida riigile vaja on. Mitte mida riigile, vaid mida ühiskonna püsimiseks vaja. Võtame selle, õpetajaid on kindlasti vaja, on ju nii? On. Õpetajate defitsiit tapab meil praegu ära ju haridust üldiselt. Selge on see, et meil on tippkunstnikke, muusikuid kindlasti vaja. Me ei saa ütelda, et teate, meil nüüd järgmised 7 aastat ei ole vaja ühtegi muusikut ega ühtegi kunstnikku, hoiame siit kokku. Ei, meil kultuur ei püsi. Aga samal ajal, kui meil on näiteks, võtame seesama, ma võin julgesti ütelda, et kommunikatsiooni inimesi, keda meil käib läbi, eks selle võtame 45 tükki aastas vastu, eks ole. Täiesti vabalt, eks ole, nii, et tõesti ühiskonnal on vaja võib-olla neid 3 korda vähem. Aga nendele endale on see eriala jälle niivõrd huvitav, et sinna tuleb rohkem õppima, sama võib-olla teiste mõnega. Tähendab, see on asi, mida peab arutama mitte nii, et mida kuskil riik ehk poliitikud otsustavad. Vaid see on tõesti see analüüs, ilma milleta Eesti kultuur ei püsi, Eesti ühiskond ei arene, eks ole, Eesti inimeste elu ei parane. Neid asju on vaja. Täna me näeme, et meil on vaja neid samu õdesid, eks ole, kui meil õdede
kriis kestab, siis me kardame ikka jälle, vaatame neid koroonanumbreid, eks ole. See oli küsimus õdede arvust, mitte küsimus nakatumiste arvust. nii, ma nüüd pean panema oma, kuidas inglise keeles on, jala maha. See kõik on nii meeletult põnev ja ma ei tahaks üldse mitte kellelegi vahele segada, aga kahjuks meil on jäänud täpselt 20 minutit, nii et meie senise tempo põhjal ma julgen öelda, et ma esitan ilmselt oma viimase küsimuse. Aga ma teen selle natukene kiiksuga. Ma teeks nii, et meie rektorist panelistile ma esitan selle küsimuse natukene ühtemoodi ja siis teisele 3 natuke teistmoodi. Ma küsiks niipidi, et kui nüüd tuleks otsus, et järgmisest õppeaastast enam ei jõua, aga ülejärgmisest õppeaastast tulevad nüüd õppemaksud, ükskõik millised, siis kuidas see tegelikult praktiliselt mõjutaks seda, kuidas ülikoolide administratiivne siseelu, bürokraatlik elu hakkaks nüüd teistmoodi käima ja kas see muutus jõuaks ka kuidagi tudengini? Kõigepealt ütleks kommentaariks seda, et haridus võib olla ebavõrdsust suurendav, aga ta võib ka olla ebavõrdsust tasandav. Ja see, kuidas, millise kõrghariduse rahastamise poliitika Eesti valib, sellest täpselt hakkabki see olenema. Kas kõrgharidus hakkab seda ebavõrdsust suurendama, mida ta on teinud nii ajaloos kui ka teeb ka praegu, või hakkab ta aitama seda, et see haridus oleks kättesaadav laialdaselt. Mis puudutab nüüd konkreetset administratiivset poolt, konkreetses Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, juhul kui tuleb selline otsus, et võt nii ja nii on, siis kahtlemata Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia saab sellega hakkama ja teeb selle viib selle otsuse ellu. Aga see, mis juhtub meie muusikute, näitlejate järelkasvuga, ka muusikaõpetajate järelkasvuga, selleks muidugi oleks vaja võib-olla veel spetsiifilist mõjuanalüüsi. Ja väga raske on öelda, et see, mida me saavutame, on see just see, mida me tahtsime. Sest et kokkuhoid iseenesest on ju hea asi. Aga alati tuleb küsida, mis probleemi me siis lahendame. Kas probleem on see, et meil ei ole raha, probleem on see, et meil on kehv kõrgharidus, või meil on probleem see, et meil on kehvad ülikoolid, või vastupidi, et kõik on suurepärane. Et kõigepealt tuleb see endale selgeks teha, mis on see kõige valusam küsimus, mida me lahendame. Ja sellest siis edasi. Võib-olla niisugune kommentaar. Ja teised 3 panelistilt teil on kas siis sõltub tõlgendusest õigus või kohustus vastata natuke laiemale küsimusele. Ehk siis kui tuleks samamoodi ülejärgmisest õppeaastast õppemaks, siis mis laiemalt, kuidas see laiemalt ühiskonnas tooks mingisuguse muutuse? Sõltub sellest, kui suur see õppemaks on. Haridusministeerium on seni toonud 2 stsenaariumit. Kuidas teda kompenseeritakse samade laenude ja stipendiumide kõige muuga, sest on täiesti selge, et ei saa olla võrdselt kõikidel erialadel sama suur õppemaks ja mingisugust toetusskeeme ja laenuskeeme neid ei ole. Selge on see, et on ikkagi paratamatult vajalik, et teatud erialadel inimesed saaksid selles mõttes ise maksmata, et nendel seda kompenseeritakse selle hariduse ja see on üks pool ja teine pool on siis see, et on alasid ja tõepoolest, kus õppemaks võib olla ja praegugi me näeme näiteks äriharidus ja need kõik on tasulised, väga edukad eraülikoolid, eks ole, mitte midagi ei juhtu, ei ole meil ärijuhis pärast tulemata, et sealt maks on. Nii et see on ikka diferentseeritud küsimus, seda ei saa niiviisi ütelda, et see on nii. Lihtsalt maks ei ole maks, on konkreetne raha, konkreetsel tingimustel ja nii edasi. Ma võib-olla ütleks ka seda, et sõltub ka sellest, kuidas moodi see on korraldatud, et tegelikult maks võib olla ka see, et astudes ülikooli, sa sõlmid ülikooliga lepingu ja riik tegelikult tasub sinu eest õppemaksu, mida sa tagasi hakkad maksma alles siis, kui sa lõpetad ja see on tegelikult nagu teistsugune asi kui see nagu eraülikoolid, et palun, siin on teie arve ja siin hakkabki kohe maksma, eks ole, et see ikkagi väga palju sõltub. See võib mõjutada näiteks sellisel viisil, et kui inimene peab hakkama, nagu Marju ütles siin, et maksma alles siis, kui ta hoopiski näiteks ei asu Eesti tööturule tööle, vaid läheb ära välismaale, et see võib mõjutada näiteks, et võib-olla arstitudengid, kes hakkavad Tartu Ülikoolis õppima, ei lähegi esimesel kursusel kohe soome keelt ja norra keelt õppima, vaid tegelikult hakkavad hoopiski eesti keelt õppima paremini, sest nad valmistuvad Eesti tööturul olema, kuna siis nende õppemaks kustutatakse. Et see võib olla, see reaktsioon võib olla väga erinev, ja seetõttu just ma olen selles mõttes Ivaril Jaaga väga nõus, et sellepärast on vaja nagu läbi mõelda, et mis probleemi me tegelikult lahendame,
missugune nagu ütleme, selline mõju sellel on. Üks selliseid ohte, mis kindlasti on õppemaksu kehtestamisega seotud, võib olla see, et ülikoolid saavad küll natukene raha juurde, aga näiteks riik vähendab hoopiski oma rahastamist, et tõmbab selle oma kohustuse tagasi, ütleb, et teie juba saate raha, kusjuures isegi kõige suuremate kalkulatsioonide järgi, mis Arenguseire Keskus tõi tegelikult, et tudengid peaksid maksma 5000 või 6000 aastas, ei kata see seda puudujäävat raha, mis tegelikult ülikoolidel on vaja, et see ei jõua isegi mitte pooleni sellest, et see toob kuskil 60 miljonit juurde, kui samal ajal oli 100 miljonit nii-öelda see karjuvajadus, nii et selles mõttes tegelikult ütleme, ma arvan ka, et tasuks olla ettevaatlik ja mõelda, aga üks asi, mida me siin täna ei ole veel puudutanud, on see, et võib-olla see nii-öelda teatava nagu summa küsimine tudengite käest ei ole ainult mitte ülikoolide kassa täitmiseks vajalik, vaid et see võib olla ka üliõpilase vastutuse tõstmiseks. Ja nüüd see sõltubki, kas vastutus nii-öelda õppimise ajal või vastutus selles, et ta asub Eesti tööturule tööle. Ja kui ta ei asu, siis maksab tagasi, et selles mõttes me ei tee kedagi ju sunnismaiseks, et minu Ameerika kolleegid, kui ma õpetasin meditsiinieetikat, ütlesid alati, kui nad tulid siia ja kuulsid, kuidas meil arstitudengid õpetasid, ütlesid ja riik maksab selle kinni ja siis nad lähevad pärast ära välismaale. Kas te hullud olete või? Et arstiõpe on nii kohutavalt kallis, miks te ei pane neile seda nii-öelda nagu võimalust siis, et maksavad siinse saadud hariduse kinni ja selle eest koolitab Eesti riik uusi arste või uusi õdesid, eks ole. Et keegi ei ole ju sunnismaine, aga kui Eesti riik midagi annab, siis ta ootab ka vastu ja ma arvan, et see, mida ta vastu ootab, ka sellega me võiksime rohkem tegeleda, et me ei saa ainult nagu nõuda, me peame ikkagi midagi oma riigi jaoks ka tegema. Markus, tudengi vaatest. Jah, see oli tõesti lai küsimus, et ma üritan seda sisustada, et kui tasulise õppeformaat tekiks eeldusel, et näiteks sotsiaalsete garantiide süsteem jääb samaks, siis ma küll julgeks ennustada seda, et meie tudengite arv hakkab langema enne kõike nendel õppekohtadel või ainekavadel, kus on juba ette teada, et ega tulevane elu ei saa ka väga helge olema. Eelkõige siis kas kehva palga või mingite muude tingimuste tõttu. Nii et seda ma eriti nagu reaalseks ei pea, sest et siis enam mitte ainult tudengid ei protesti, vaid siis kogu ühiskond saab aru, et senine mudel arvatavasti ei ole töötav. Üks variant on see, et arvatavasti paari aasta jooksul tulevad tõsisemalt laua peale need ka Arenguseire Keskuse tehtud nii-öelda stsenaariumid nende erinevate summade vaatest. Võib-olla sinna tekib rohkem sellist sisulist arutelu ja ka liha luudele, et päriselt nii-öelda läbi mudeldada, mida üks või teine variant siis ka praktikas tähendada võiks. Mulle endale hetkel tundub, et kui üldse nii-öelda tasulise poole peale vaadata, et siis see peab olema ikkagi väga hästi läbi mõeldud. See sama küsimus, et näiteks, et õppemaks peaks olema diferentseeritud. Kelle arvamust me seal arvestame, et iga 2 kuu tagant ma vaatan, et ettevõtjad kirjutavad meedias, kuidas ainult põhimõtteliselt tootvad valdkonnad peaksid olema tasuta, kõik muu kultuurnike ainekavad seal võiks nagu küsida. Et ka ühiskondlikult ma kujutan ette, et sellised vaidlused võivad minna väga tuliseks. Aga samas ma muidugi ütlen, et selliseid debatte ja vaidlusi ei tohiks karta, neid tuleks kindlasti pidada. Mis puudutab neid ettevõtjate kriitikat selle kohta, kuidas kultuurnikutele peakski maksma, siis muidugi võib ju teha ka näiteks paralleeli inimese kehaga, kujutame ette, et kui kõht hakkab vaidlema ajuga, kumb on tähtsam, eks ole, ja kõht ütleb, et sind pole üldse vaja, eks ole, ja mina ju toidan sind, aga sind pole üldse vaja, siis see ei ole mitte see vaidlus, mida me ühiskonnas tahame, eks ole. Vaidlus saab ikka olla tõesti nii, kui meil on läbi kaalutud, läbi analüüsitud ja siis nende variantide vahel, mis on läbi analüüsitud. Ja ma arvan, et üks häda muide, mis me siin kohe näemegi, vaadake nüüd meie seda sama haridusökonoomikat, meil ei ole ju korralikult haridusökonoomika spetsialiste. Sellepärast, aga just nimelt sellepärast, et majanduses, majandusteaduskonnas, äriõppes ongi põhirõhk olnudki ettevõtluse peal. Põhirõhk on tulu peal, aga mitte selle sama nii-öelda ühiskondliku tähenduse peal, selle nii-öelda avaliku sektori ökonoomika suhtes oleme me väga-väga vaesed ka teaduse mõttes. Ma annaks nüüd viimast korda veel sõna publikule, sest et seal on üks inimene pikalt oodanud, et saaks küsida küsimust. Ja seejärel saate kõik teie lahked panelistid lõppsõna. Aitäh! Rohkem võib-olla kommentaar kui küsimus, aga
siin praegu räägitakse eraraha kaasamisest ikkagi ainult siis selle õppemaksu võtmes. Aga kui siin juba arutelu käigus ikkagi seoti, et teaduse rahastamine ikkagi mõjutab ka seda, kui palju me saame mõjutada kõrghariduse andmist ja kuidas nad omavahel põimuvad, siis kordagi ei ole siin räägitud sellest, et Eestis kes ja kuidas peaks pingutama selle nimel, et meie eraettevõtluse investeeringud tuleksid ka rohkem teadusesse ja mis puudutab näiteks praktilisemaid erialasid või näiteks tehnoloogilisemaid erialasid, eks ole, siis seal just nimelt võiks ju selle potentsiaal olla suurem kui näiteks ilmselgelt meie riigi kestmajäämise teemades või kus on selge, et riigi panus peab olema suurem. Et lihtsalt see mõte ka siia juurde, et tegelikult mina isiklikult näen, et seal on ka potentsiaal, mida saab ära teha Eesti kontekstis, kus meil puudub või on väga vähe suurtööstust, on võib-olla rohkem küsimus tõesti selles, et siis IKT ja selle valdkonna investorite toomine, et kui avalik sektor paneks selle 1/3 ja erasektor tooks sinna näiteks 2/3 juurde, teatud juhtudel on see väga suur tõenäosus. Ja ma võin alustada võib-olla sellest, et tõepoolest me näeme ka, see on väga-väga õige tähelepanek ja ma arvan, et tõepoolest me sellega peaksimegi rohkem tegelema. Muidugi alati meile öeldakse, et suur osa meie ettevõtteid on väga pisikesed ja nende suutlikkus panustada on väike, aga teatud valdkondades tõesti seda võimekust on ja teaduses me tegelikult näeme seda tänuväärselt, et see protsent, mida eraraha nii-öelda ka teadusesse juurde on pannud, et see on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud. Ta ei ole veel nii nagu päris nii-öelda meie mudelriikides, aga see on kasvanud ja seda saab kõrghariduses ka juurde teha. Et see kindlasti on ja esimesed ettevõtted, olgu siin mingid IT-akadeemiad või asju ju tegelikult juba meie investorid on ka hakanud tegema, seda tuleks soodustada, et seda saab ilmselt soodustada ka teatud maksusüsteemiga ja muudel asjadel. Ma toon korraks lihtsalt sellise võrdlusnäite, et kuidas see mõtlemine võib erinev olla, kui ma Ameerika Ühendriikides käisin John Hopkinsi ülikooli eetikakeskust avamas, siis näidati mulle ühte väikest vana politseimaja, mis hiigelkõrgete haiglate vahel oli siis kujundatud eetikakeskuseks ja seal oli üks selline tühi ukse kõrval veel selline ilus kuldne raam oli, või niisugune ilus raam ja ma küsisin, kas siia tuleb infotahvel ja nemad ütlesid, ei, siia tulevad sponsorite nimed. Et need on need, kes tegelikult oma miljonid on andnud ja kes toetavad seda ettevõtmist. Et selge, et need on oma majandusmehhanismid, oma kultuur, kuidas teha nimelised õppetoolid, kuidas ehitada üles terved harud, aga ma arvan, et me kindlasti selles suunas peaksime pingutama ja teistpidi ikkagi pingutama ka selles mõttes riigi käest, kui see nüüd on minu see lõppsõna koht, et riigi suhtes võib-olla seesama ökonoomika, tahtsin ma öelda, et Marju mõte, et meil on vaja neid haridusökonoomikaid on õige, sest me peaksime ka suutma näidata näiteks, et meil läheb vähem vaja raha tervishoidu, sellisesse sisejulgeolekusse, ütleme rahvustevaheliste pingete integratsiooni asjadesse, kui me panustaksime raha tegelikult haridusse. Ja see on ka võimalik nii-öelda täiesti majanduslikult välja arvutada, et kui te vaatate teistel aladel arvamusfestivalil toimunud, igal pool oodatakse tegelikult lahendust haridusest. Järelikult ei ole see lihtsalt, meil oli ju diskussiooni küsimus, kas see on ainult kulurida. Ei, see ei ole mitte kulurida, vaid kulude vähendamise koht. Rääkimata sellest, et me saame ka oma riigi tulusid kasvatada, kui me teadusesse ja ettevõtlusesse nii-öelda ja tarkadesse ajudesse investeerime. Veel ei olnud lõppsõna? Ma ütleks oma lõppsõnana, et ei, see ei ole kulurida, see on elurida. Ei pea veel ütlema lõppsõna, annan selleks veel eraldi sõna. Saab veel ühe metafoori võtta. Saab veel metafoori võtta. Aga ma küsiks niipidi, et publikult tuli väga hea küsimus. Markus, sina just enne mainisid, et nii-öelda arvamusmeedias tuleb vahepeal seisukohti, et peaks ainult nii-öelda tootvale tööle mõeldud erialadele andma mingisuguseid nii-öelda tasuta õppekohti või midagi sellist. Et kas see on siis see koht, kus võib-olla peaks nii-öelda eraraha, mitte nii-öelda tudengi taskust eraraha, vaid erasektori raha suunama?
see on üks variant ja variant on ka see, et see näiteks see raha ei lähe, eks ole, kõrgkoolile, vaid näiteks see on hoopis mingi stipendiumi formaadis, kui kuskil tudengile, kui näiteks kuskil ongi mingisugune tasuline hetkel siis osakoormuse õpe. Või kasvõi näiteks see, et üks lihtne asi, mis minule pähe ei mahu juba pikemat aega, et kui näiteks, ma ei tea, teise kursuse riigiteaduste tudeng läheb suvel avalikku sektorisse tööle, näiteks ministeeriumisse praktikale, siis seal ei ole praktika tasustatud. Et avalik sektor ei maksa inimestele selle eest, et nad teevad tööd. Et nagu tegelikult nende suurte probleemide kõrval on ka mingisugused sellised väikseid asju, mis võib-olla ei tundu väga olulised, aga tegelikult võivad tudengi olukorda nagu parandada. Et see IKT sektor selles mõttes, mõnes mõttes on nagu hea ja halb meede ka, et IKT sektoriga meil on nagu ka see probleem, et teise kursuse tudengeid nad röövivad endale juba tööle, mis tähendab seda, et mõni jätab ka õppimise pooleli, sest nad juba saavad hea palga peale, mis kusjuures on tihti suurem kui näiteks sellesama õppejõu palk, kes sedasama eriala talle õpetas. Kui siis Muusikateatri Akadeemias selle erasektori rahaga võiks midagi teha? No eks Muusikateatri Akadeemias on see omamoodi võib-olla mitte nii iseenesestmõistetav kui suurte ülikoolide puhul ja eriti ütleme loodusteadusi viljelevate ülikoolide puhul, aga eks meil on ka oma koostöö ettevõtlusega, ta ei ole alati väikse eraettevõtlus, aga seda laadi koostööd me arendame ja tegelikult on need probleemid olnud ka kogu aeg rektorite nõukogus arutusel. Ja vähemalt minu teada Tartu Ülikoolil, Tehnikaülikoolil ja ka Maaülikoolil on seda laadi väga suuri edusamme selles valdkonnas. Nii et see oli ka tõesti väga õige küsimus selles. Tegelikult on niiviisi, et see sama niinimetatud teadussiire või innovatsioonisiire või see kõik toimub inimeste kaudu. Ja üks vorm, mida me oleme ka näinud erialadel erinevalt, ongi see, et seesama kraadiõppija, olgu see magistritudeng, eriti veel doktoritudeng, et tema tegelikult oma sedasama uurimistööd tehes, ta juba on seotud ühe või teise kas ettevõtte või muu organisatsiooniga ja see ei ole mitte ainult sellepärast tähtis, et see on mingi praktiline tulemus. Minu meelest on üks väga suur probleem meil see, et meil ühiskonnas ikkagi väga vähe mõistetakse, missugust siis seda tegelikku lisandväärtust see kõrgem haridus annab. Ja seda ei saa mõista ainult sellega, et kirjutatakse artikleid ajal ja siis loetakse taha. Vaid see on ikka läbi selle, et tõesti tuleb sulle seesama noor inimene, kes teeb oma uuringut, eks ole, toob oma teadusliku arusaamise, oma ideed sulle sinna samasse sinu kõrvale töökohta ja sa näed, tõesti tark tüdruk või poiss, eks ole. Mõtled on ikka seal ülikoolis tõesti niisugust asja hakanud aru saama ja mõtlema, mida siin keegi pole teinud või. Tähendab seesama, et meil ei ole praegu tööturul näiteks doktorikraadiga inimestele nõudlust. Ei ole. Magistrile juba on tekkinud. Muide, ja see kõik on aja küsimus. Siin öeldi, et IT omad lähevad teiselt kursuselt. Meil oli alguses nii, kui me hakkame kommunikatsiooni õpetama, et meil läks teise kursuse poisid läksid praktikale tagasi tööle ei tulnud, et seda läid pankades juba osakonna juhatajateks. Praegu ei saa ükski teise kursuse tudeng pangas osakonna juhatajaks. Praegu on niiviisi, et ilma magistrikraadita juba teatud tööd ei saa. Me peame jõudma sinna, et ilma doktorikraadita teatud tööd ei saa. Ei ministeeriumi osakonna juhatajaks, ei mingisuguse suure ettevõtte, mingisuguse divisjoni juhatajaks rääkimata Riigikogust, nõunikest ja muust. Kui meil on see doktorikraadiga, doktoriõppes oma teadmised saanud inimene see, kes oma enda ümber loob seda arusaamist teaduse ja kõrghariduse väärtusest, siis muutub ka see ühiskonna arusaam. Ja nüüd on see koht, kus ma annan teile kõigile lõpsõna. Ütlen veel nii palju enne ise ära, et teate, mul oli ühe terve paneeli jagu küsimusi veel. Me jõudsime nii vähe tegelikult rääkida sellest, aga kõrgharidus ongi niivõrd suur, lai ja samas oluline teema. Ja tundub, et me peame lihtsalt veel tegema mõne arutelu. Aga ma alustaks seekord hoopis siis Markusest. Mis oleks sinu pooleminutiline kokkuvõtte sellest, et mis siis oli kõige tähtsam täna sellest arutelust? Ma ütleks tegelikult võib-olla, mis siit paneelist ka nagu välja tuleb, on see, et terve see aasta või see õppeaasta, mis on olnud ja nüüd see jätkub, et on minu arust ikkagi tekkinud mingisugune oluliselt parem arusaam sellest, et meil on siin probleem, mida on vaja lahendada. Ma ütleks nii palju, et valimised on tulemas, et lisaks sellele, et kõrgharidus ise räägib oma visioonist ja mida võiks olla, et siis mul on siiras lootus, et ka erakonnad
leiavad enne Riigikogu valimisi selle võimaluse, et ka oma kõrghariduse tulevikuvisioon ära kaardistada. Ja siis ma arvan, et lähiajal võib üks viljakas debatt veel sellel teemal ka tekkida. Ja lõpetuseks võib-olla nii palju, et see koalitsioonilepingus kokku lepitud summad, et ta nii-öelda leevenduseks on paras, aga sealt tuleb veel kindlasti minna edasi. Mina tahaks öelda seda, et ma rääkisin siin ka võib-olla liiga palju rahast ja liiga palju tõesti niisugustest tööst ja sellest, aga siin juba Margit nimetas seda ja ma tuleksin uuesti selle juurde, kõik uuringud näitavad ja ka elu ka näitab. Kõrgharidus annab inimesele peale kõige muuga võime olla tervem, elada oma elu nii, et ta sellest elust rohkem rõõmu tunneb. Reeglina annab ka lastele perekonnas parema kasvukeskkonna, kui vanemad on kõrgharidusega. See ei ole ainult tööturg, see ei ole ainult raha, see on tegelikult kogu meie Eesti ühiskonna kvaliteet, mis sõltub sellest, et meil on olemas oma kõrgharidus ja ta on tõesti nii hea, kui ta saab olla. Ja mina unistan ikka sellest, valimised tulemus, aga ma unistan väga sellest, et haridus- ja teadusminister hakkab olema kõige tähtsam minister valitsuses, sest kuni nii-öelda seda nagu teadmist valitsuses ei ole ka võib-olla need otsused sellised, nagu me tahaksime ja ma tegelikult usun seda siiralt, et tõepoolest väga paljud muud probleemid saab see ministeerium ära lahendada. Nüüd see tee, et see niimoodi juhtuks, on kahjuks ikkagi läbi rahva, läbi valijate. Ja selles mõttes ma olen nõus, et need nii-öelda lähenevad valimised peaksid tudengite hääle, õppejõudude hääle ja kõigi nende, kelle peredes on seda arusaamist olemas, rohkem nagu kuuldavale tooma. Et ma siin koalitsioonileppe sõlmides suvi oli kuum ja ma ei märganud tegelikult neid masse tänavatel nõudmas, et koalitsioonileppesse ikka see kõrghariduse punkt tuleks. Ma olin vahepeal juba väga mures, et äkki on mõned ülikooli ära lõpetanud ja kaob see toetus ära, ja teised ei ole veel astunud, et seda ei tohi nagu lasta langeda seda lippu, et see nõudlikkus peab jääma edasi. Ja ma arvan, et see ühine arusaam, et kõrgharidusest sõltub ja ta saab palju aidata inimest, et sinna Marju Reale ma lisaksin veel, et need inimesed, kes on kõrgharitud, statistika järgi ka elavad kauem. Nad elavad paremat elu, nad elavad tervemalt ja neil on rohkem nii-öelda sotsiaalseid võrgustikke, nad mõistavad maailma komplekssust ja see, ma arvan, tehnoloogia kiire arengu juures läheb järjest tähtsamaks, sest et mida rohkem on kiireid muutusi ühiskonnas, mida rohkem on kiiret uut tehnoloogiat peale tulemas, seda rohkem on sul vaja haridust, et selles orienteeruda ja muidu on selle hinnaks vaimse tervise probleemid või lihtsalt mitte hakkama saamine või üldse on konfliktid. Et ma usun seda siiralt mitte sellepärast, et ma ainult selles valdkonnas olen, ma usun, et kõrghariduses sõltub Eesti tulevik ja katsume seda ühiselt seda arusaama kanda ja teha ka kõigile poliitikutele selgeks. Aitäh! Ma ütlen lihtsalt, olen ka tänulik sellele, mis on sinna koalitsioonilepingusse ilmunud ja usun, et see on millegi hea algus ja loodan väga, et me ju ise räägime ja loeme ajalehest ja kuuleme poliitikute sõnavõttudest, et Eesti on ja tahab olla teadmuspõhine, haridust väärtustav riik ja et siis, kui me avame riigieelarve või riigi eelarvestrateegia, kas siis lühema, pikema, et siis me ka tegelikult nende arvude põhjal veendume selles. Aitäh! Minu poolt tõesti südamest suur aitäh nii panelistidele kui meie kuulajatele. Ma saan aru, et aitäh tahab öelda ka EVL, kes seal juba ootab. Aitäh! Aitäh! Aitäh kõigile ja aitäh kõigile! Suur aitäh Eesti Üliõpilaskondade Liidule, nad andsid mulle sellise toreda auhinna nagu aasta tudengisõber, kuna Riigikogu kõrghariduse toetusrühma õnnestus asutada ja seal on tõesti kõikide erakondade liikmed, nii et suur aitäh